Tere tulemast Saatuse Ratta kanalile, mina olen Maili ning ma olen väga tänulik, et sa oled leidnud enda tee täna siia. Selles kaardilugemises saad sa sõnumi tarokaardi kuningannadelt. Kõige esimeses grupis on sauade kuninganna, teises grupis müntide kuninganna, kolmandas grupis mõõkade kuninganna ning neljandas grupis karikate kuninganna. Kui sa soovid, siis sa võid selle video panna hetkeks pausile ja keskenduda, et milline nendest neljast kuningannast sind enda poole täna tõmbab ning teha siis see üks ja ainuke valik. Kui sa oled enda valiku teinud, siis siit selle video alt infost leiad sa ajatemplid, nii et sellele ajatemplile vajutades saad sa enda sõnumit kuulata just õige koha pealt. Soovin sulle head kaardilugemist. Tere tulemast, grupp number 1 ja sina, kes sa valisid siis enda kaardiks täna sauade kuninganna kaardi. Sauade kuninganna sümboliseerib julgust, ambitsioone ja karismat. Selle kaardi sõnum on sulle, et sinu poole ja sinu suunas on tulemas inspiratsiooni ja võimalusi ning et sinu enesekindlus ja julgus oma unistuste elluviimisel saab olema võtmetähtsusega. Ning see kaart ütlebki sulle, et sa sirutaksid välja oma tiivad ja oleksid enesekindel ja püüaksid oma unistusi, sest sa oled minemas ilusale teekonnale ja see kaart ütleb, et sinu sees on midagi, mida veel ära teha ning kui sa selle lõpuks oled kätte saanud, siis sinu maailm justkui hakkab tantsima. Teiseks kaardiks on sulle tulnud sauade 5 kaart, mis ütleb, et õhus võib olla pinget mingisuguses eluosas. Võimalik, et sul on olnud kellegagi konflikt või on mingil põhjusel justkui mingisugune konflikti energia kusagil millegi ümber, justkui nagu mingisugune erimeelsus ja arvamuste lahkhelid millegipärast tulevad siit välja, mingisugused blokeeringud ja justkui soov olla kellegagi koos nii, et oleks lihtsam ja nii, et oleks kergem. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud mõõkade 10 kaart ning see kaart ütleb seda, et õhus on mingisugune pettumus, aga samas ka uut moodi tugevuse energiat näen ma siin, justkui kusagilt pimedusest välja tulemist. Võimalik, et sa oled tundnud, et keegi on sind reetnud ja see on sulle elus jätnud mingisuguse sügava tunde või mälestuse või hetke. Aga see kaart ongi tulnud ütlema, et sinu hing on kasvuprotsessis ja aina kasvab ilusamaks ja suuremaks. Ja kui sa oled oma elus madalseisus, oled praegu või oled olnud, siis on vaid üks tee ja see on üles. Midagi uut on sinu suunas tulemas, midagi on sinu elus läbi saamas ja sa muutud tugevamaks, sa õpid midagi ja sulged peatüki. Kõige viimaseks kaardiks on sulle tulnud surmakaart ja surmakaart ütleb ära karda mind, sest ma olen tegelikult uuesti sünnikaart ehk siis taas avastamine, millegi uue sündimine, midagi uut, midagi põnevat, midagi ilusat. See kaart on tulnud sulle tooma mingisugust ettekuulutust, mis on positiivne, ehk siis hea uudis on saabumas sinu ellu.
Kui üks uks sulgub, siis tea, et alati kusagil avaneb uus. Selline sõnum avanes sulle Sauade kuningannalt. Soovin sulle palju armastust ja palju head, aitäh, et olemas oled. Tere tulemast, grupp number 2 ja sina, kes sa valisid enda kaardiks müntide kuninganna kaardi. Milline ilus kaart. Selle kaardi võtmesõnadeks on küllus, edu, sõltumatus, lahkus ja ettekuulutus ja määratlus. See kaart sümboliseerib isikut, kes on sisemiselt väga-väga tugev ja on enda elus näinud palju vaeva, palju teinud ning kelle sihiks on sõltumatus ja rahaline edu. Ja tõesti selle saavutamine mitte üksnes, vaid iseenda jaoks, vaid selle jaoks, et anda ka neile, keda sa armastad. Teiseks kaardiks tuli sulle müntide 6 kaart ning ka see kaart on külluse kaart, lahkuse kaart, jagamise kaart ja tänulikkuse kaart. Samamoodi ma näen siin ka suurt tasakaalu. Ma näen siin seda, et sina kas elad või saad elama luksuses ja külluses ja sinu ellu voolab raha ja seda tuleb sinu ellu. Sinu sissetulekud ja väljaminekud saavad olema balansis ja tasakaalus ja sa saad seda, mida sa soovid. Ma näen siin suurt armastuse jõudu ja näen, et sinu sees on ja sinu sisse aina tuleb juurde tänutunnet ja mida rohkem tänulikuks sa muutud, seda rohkem küllust sinu ellu aina voolab ja voolab. Järgmine kaart on sulle tulnud hierofandi kaart ning see on traditsioonide õppimise ja sellise kõrgema juhatuse kaart ja sümbol. Ja ma näen, et sinu elus on justkui 2 valikut ja 2 teed. Üks tee on selline traditsioonilisem ja turvalisem ning teine tee on selline innovaatiline ja täiesti uut moodi. Kui elu toob sulle mõne väljakutse, siis hetkel ei ole hea aeg raskete väljakutsetega tegelemiseks või tõesti neile üleliia määra mingisugust sellist energiat ja aega anda, ei tasu tõesti. Ma näen siin seda, et mingisugune selline traditsiooniline nagu lahendus või vaatenurk on millegipärast mingis sinu elu osas praegu justkui väga oluline ja tähtis, et sa kasutaksid pigem kõike seda, mida sa oled varasemalt kogenud, mida sa oled varasemalt õppinud ning tugineksid sellele infole, mitte ei valiks praegu mingisugust täiesti uut moodi ja ootamatut suunda. Praegu on ka hea aeg sul leida endale kas mentor või uusi sõpru või tutvusi, mis võiksid olla sulle kasumlikud, ehk siis inimesed, kes mõistavad sind ja suudavad hoida sinu meeli sellel energiatasemel, kus sina tegelikult päriselt olla tahad. Kõige viimaseks kaardiks on sulle tulnud maagikaart. See on tohutu selline jõu ja potentsiaali kaart. Ma näen siin loomingulisust, manifesteerimist, just enda unistusi ja oskuste arendamist ja samuti ka tegutsemist. See kaart ütleb, et uus tsükkel sinu elus on algamas või on juba alanud ning midagi maagilist on juhtumas ja justkui see maagia on sinu enda kätes. Sinu sees on mingisugused anded, võimalik, et osadel juhtudel ka varjatud kujul, mida on aeg kasutama hakata. Praegu sinu elus läheb vaja palju pühendumist, palju järjepidevust ja mitte allaandmist. Kõik on võimalik.
Selline väike sõnum sulle müntide kuninganna alt. Mina soovin sulle palju armastust ja head ja olen tänulik, et sa olemas oled. Aitäh sulle! Tere tulemast, grupp number 3 ja sina, kes sa valisid enda kaardiks mõõkade kuninganna kaardi. Seda kaarti sümboliseerib sõltumatus, selged visioonid, loogika ja täielik puhas ausus. Kuninganna sõnum sulle. Praegu ei ole aeg sentimentaalsusteks ja praegu ei ole aeg, et kaasa tunda ja olla liialt, isegi üleliia empaatiline kellegi suhtes. Sinu elus on praegu midagi, millele võimalik, et on sul vaja keskenduda rohkem kui kellegi teiste muredele ja hädadele oma energiat jagada. Kasuta oma loogikat, sellepärast, et mõnikord võib olla loogikast rohkem kasu kui intuitsioonist, sest intuitsioon on midagi sellist, mis põhineb sageli emotsioonidel, mis on millegi põhjustatud, mis ei ole päris nii-öelda sinu enda see õige tunne, vaid ta on kuidagi mõjutatud mingisugustest kõrvalistest asjadest. Seega, kui sinu elus on midagi, millele sa vajad vastust, siis täna kasuta loogikat. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud sauade 10 kaart ning see kaart ütleb seda, et kusagil sinu elu osas võib olla mingisugune pingeallikas. Nii nagu sellel imeilusal naisel siin on kleidisaba põlema läinud, siis võib olla nii, et kusagil on midagi sinu elus ka justkui natukene leegitsemas ja leekides. Sa pead mõtlema iseendale, sest sina oled enda elu peategelane ja mõtle välja, mida sa saad iseenda heaks teha, et lõõgastuda ja puhata. Sa oled teinud elus asju, mille nimel sa oled palju vaeva näinud ja tunnusta ennast selle eest, mida sa oled korda saatnud. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud sauade 7 kaart ning see kaart ütleb seda, et sa oleksid tugev ja julge ja isegi kui sa tunned, et maailm või keegi sellest maailmast sind ründab, siis säilita julgus ja usk ja enda enesekindlus ja enda missioon. Kaitse enda uskumusi. Seisa iseenda eest olenemata sellest, milline on lõpptulemus, ütleb see kaart. Kõige viimaseks kaardiks on sulle tulnud kaariku kaart ja see on suure tahtejõu, saatuse, enesekindluse, fookuse ja enesekontrolli kaart. Sinu tahtejõud ja tohutu soov midagi saavutada ja kuhugi jõuda on see, mis paneb maagiliselt asjad sinu kasuks tööle. Jäta maha ja lahku kohtadest, mis tekitavad sinus tunde, et ma ei kuulu siia. Järelikult sinu koht ei ole seal ja sa pead avastama ja leidma enda jaoks midagi uut, mis paneb sinu südame sädelema. Lenda ära kõige juurest, mis sind elus ei teeni. Sea uued sihid, uued eesmärgid ning sa jõuad enda eluvõitudeni, sa ei ole enam kaugel. Vot selline väike sõnum avanes sulle siis mõõkade kuninganna kaardi alt. Mina soovin sulle palju head ja palju armastust ja olen tänulik, et sa olemas oled. Tere tulemast, grupp number 4 ning sina, kes sa valisid enda kaardiks karikate kuninganna kaardi. Selle kaardi võtmesõnadeks on kaastundlikkus, headus, südamesoojus ja tasakaalu leidmine. Ma tunnen, et
sinu südames on hästi palju soojust. Sa võid olla keegi, kes on tohutult empaatiline ning suudab hästi teisi inimesi mõista, neid lugeda ja nendest aru saada. Sinu sees on võime teisi abistada ja anda neile oma olemuse sõnade või muul viisil antava toega teatavat rahu ja rahulolu ja armastust. Sinu sees on armastust, mida anda teistele inimestele. Sul ei ole tõenäoliselt alati lihtne, kuna mõnikord justkui on sul mingisugune teatav raske koorem kanda. Kuid ka üks sinu elu õppetundidest on kindlasti see, kuidas iseendaga ja enda emotsioonidega hakkama saada ning luua enda emotsioonidest enda kilp, kindlus ja kroon. Järgmine kaart on sulle tulnud karikate 3 kaart ning see on tähistamise, harmoonia, jagamise, sõpruse ja õnne kaart. Nii et ma tunnen, et sinu ellu on tulemas midagi, mida sina päriselt ja kogu südamest tähistada saad. Kui tänasel hetkel sinu elus on mõnes eluosas mingisugune probleem või jama, siis tea, et see saab lahenduse ja lahendus on sinu poole teel ja kindlustatud sulle. Säilita positiivne energia. Ja tea, et kõik läheb hästi. Võimatutest olukordadest saavad võimalikud lahendused. Sa võid peagi kõik oma mured unustada, sest nad leiavad lahenduse. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud mõõkade 8 kaart, mis ütleb seda, et kui sa oled tundnud või tunned oma elus, et sa oled justkui mingisuguses vangistuses või sisemises sellises lõksus, siis tasub vaid leida uus vaatenurk ning kõik muutub. Mõnikord võib-olla sa lood iseendale vangistuse enda hirmude ja enda mõtetega. Kui sa hingad rahulikult sisse välja, suled oma silmad, siis tegelikult sinu hing teab, et kõigele siin maailmas on olemas lahendus. Sinu sees elab üks võimas tööriist, kes saab maalida oma ilusat tulevikku. Usu ja usalda, et midagi põnevat on sind ees ootamas. Toimub vabanemine. Kõige viimaseks kaardiks on sulle tulnud õigluse kaart. Milline ilus kaart lõpetamaks sinu lugemist. Selle kaardi sõnum on selles, et kui sa järgid oma elus oma otsuseid ja valikuid tuginedes tõele, aususele ja oma südamesoovidele, siis ei saa sa eksida. Püüa alati igas olukorras säilitada objektiivsus ja ausus ja õiglus. Võta iga oma teo ja sõna eest vastutus. Õiglus võidab alati. Sinu eluvalikud jälitavad sind ja saadavad sind. Pane tähele, mida sa enda ellu lubad ja mida sa enda ellu tegelikult tahad. Ära lepi vähemaga, kui sina väärid ja sina väärid absoluutselt kõige paremat. Selline väike sõnum sulle siis karikate kuninganna kaardi alt. Mina soovin sulle palju armastust ja head ja olen tänulik, et sa olemas oled. Aitäh sulle!